Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed. Tänast saadet me alustame Haapsalust. Linn elab nädalavahetusel oma tavakohast elu, mootorid pannakse aga tõeliselt mürisema Holmilahe jääl, kus toimuvad Eesti meistrivõistluste sõidud jääraesõidus. Tere tulemast mootorite maailma! Jääraesõidu medalid jagatakse tavaliselt välja ühe võistlusega. Tänavune talv tundub selles suhtes erandlik olevat, et Lääne motoklubi korraldada oli siiski esimene etapp ja üsna tõenäoliselt jätkatakse 24. veebruaril Pärnus. Jääolud Holmilahe jääl olid suurepärased, korraldaja poolt oli ettevalmistatud 2 kilomeetri pikkune ring ja see oli väga kiire. Rahva huvi on võidusõidu vastu suur, tähendab, teete õiget asja? Ma loodan, et me teeme õiget asja. Täna on üllatavalt palju rahvast meile siia kogunenud. Linnas sees ka ja eks nii harva siukseid asju tehakse siin Läänemaal. Kas hommikul termomeetrit vaatas see vist natuke reemats ära? No ma arvan võistlejate poolest kindlasti jah, et neid ei ole nagu väga palju siia kohale tulnud, et meil oli 19,5 kraadi hommikul külma ka, et võimalik, et see hirmutas neid jah. Vaatan, kõige rohkem on nüüd minisid väljas ikka. Minisid on palju jah, neid on igal pool kogu aeg hästi palju, et see on väga populaarne. No, jääd on juba päris kõvasti lühidad, ma vaatasin pärast seda, kui ATV-d rajal käisid rada vähe korrastamas. Käisime ATV-dega on natuke raske, et nad sõidavad neid sisenurgad ja lihvivad nii ära, et sõidavad sirgeks kogu raja. Et nendega on natukene raske, aga ei, muidu midagi hullu ei ole. Kui palju muret selle raja lükkamisega muidu oli siin? Oli natukene, meil ei ole väga palju lund siin mere peal, et tuul on selle lume kõik ära tuisanud, et ei saa valle ja asju, aga me oleme iga päev ATV-ga siin nädalaga järjest peal olnud, et mingid väiksed vallid on ikkagi tekkinud ja panime võrku ja kadak või neid männioksi, et ma arvan, et on hea kõik. Kes see meeskond on, kelle peal sa alati kindel võid olla? No, meil on klubis 2 väga head aktivisti, Joonas Kiisler ja Riho Ots, kelle peale võib alati loota, et nad tulevad alati appi, kui neid kutsuda. Suurt seltskonna meil siin ei ole, aga saame hakkama. Toetajaid olete ka leidnud? Toetajaid on, jah. Me tahakski tänada siinkohal Haapsalu linnavalitsust, S-Transi, Red Bulli, Batterit, Janmar Moto muidugi ja Reijo Enganit. Soolosiklite Open klassis näitas head kiirust Timmo Mõts. Vaherivaalidega tegi ta kohe alguses sisse, sealudes parimal ringil lõi ta järgmist juunioride klassi kiiremat Gert Pääbot koguni 2,5 sekundiga. Kogu võidusõit kestis 6 ringi ja lõpuks oli Mõtsa edu ligi 16 sekundit. Räägi, kuidas siis Haapsalu jää maitseb? Väga hästi. Et Openis esimene sõit võitsin ära. Et nüüd tuleb kõik, eks vaatab, mis saab. Vaatasin, et mis nipp sul oli, et sa nii pikalt eest ära said? Ma ei teagi, mis nipp siin oli. Lihtsalt läks. Korraldajate põhilootused olid juunioride arvesse sõitvatel Gert Pääbol ja Norman Madibergil. Kuidas Lääne motoklubi siis silma paistab siin? No praegult meil sõidab 3 poissi juuniorites, et Gert oli vist juuniorite esimene ja Kevin oli äkki juuniorite teine, et Norman esimese sõidu kahjuks katkestas, aga loodame, et teises sõidus läheb paremini. Norman Madibergi sõit takerdus tehniliste probleemide taha, samal ajal Gert Pääbo oli parim mõlemas stardis. Külgvankrite rajale tulek tekitab alati elevust, Haapsalus lükkasid oma tsiklid joonele 9 paari. Juba ajasõidus olid kiiruse poolest teistest selgelt üle Urmas Sugasepp, Veiko Parksepp. Jõudude vahekord ei muutunud ka kogu võidusõidu jooksul. Sugasepp, Parksepp võitsid ülikindlad mõlemad stardid. Teise koha punktid kogusid Sverre ja Alar Lamp, kolmandad olid Ülar Karing, Juhan Paapstel. Kõige rohkem osavõtjaid oli miniklassis ja nii on see olnud kõikidel krossidel ning jääradadel. Kaasa lõi ka selle klassi maaletooja Marko Männi. See teeb küll rõõmu, et see on kõige pikem rivi talivõistlustel. No jah, eks ta endalegi teeb rõõmu, et kui nüüd ikka miniklassi ka poleks, siis hakkaks asi pilt päris kahvatuma, et jumal tänatud, et ikkagi minimehed on nii kõvad aktivistid, et tulevad ka külma ilmaga välja. 20 mehega
läksid julgelt võidu kihutama ka õed Kristel ja Kristiina Raba. Kui selle pika meeste rivi vahelt leiad sellise vapra tüdruku, siis tekib küsimus, et mis ajab sind selle sikli selga nii külma ilmaga? No ma arvan, et motivatsioon ja tahtmine ka kunagi sinna proodes poodiumile saada. 6-ringilise võistluse start oli väga ühtlane. Esimese pika kurvi järele pääses ette küll Ervin Kuris, kuid peagi algas nauditav duell. Ees kihutas Martti Lepik ja tema selja taga valvas Marko Männi. Vaatamata sellele, et kiirema ringi tegi nende kannul kihutav Marko Lepik, 2 kange edumaa aina suurenes. Siis ühel pidurdusmaal võttis Marko Männi riski ja see tasus end ära, mees tõusis liidriks. Selle sõidutundide peale, mis ma ise see aasta sõitnud olen, ma arvan, et väga hea, et lõpuks olid näpud nii külmad ja kõvad, et tehas üldse nagu püsti jäin. Et selles mõttes, et ma arvan, see sõit oli nagu väga hea, kui ma ütlen, et ma olen aasta jooksul, ma arvan, kokku sõitnud umbes 1,5 tundi üldse sikliga, et see, ma arvan, oli väga luksne. Väga vapralt kihutas Kristel Raba, kui stardirüsinas oli ta veidi tagasihoidlik, siis rajal jäid tema selja taha koguni 11 meest. Esimeses sõidus ega sa meestele alla küll ei andnud? Ei. Ja no see viimane number 8, kes mul ette ei tahtsin mööda saada, aga teine sõit on uued võimalused. Avasõidu võitja küsimus lahenes viimasel ringil. Mõneti ootamatult Marko Männi sõitis 1 kurvi pikaks ja Martti Lepik saigi magusa võidu. Eelviimases kurvis tegid siis Lepikule väikse kingituse? No ikka jah, aga siis eks need kingitus tuleb, teine sõit tuleb tagasi võtta, aga midagi teha pole. Ülekanne oli ka natuke vale, et hirmsasti karjus põhja, aga eks teine sõit tuleb proovida. Ka teises sõidus oli kõige kindlama käega Martti Lepik, seda Imre Ojavere ja Marko Männi ees. Samad mehed olid esikolmikus ka kokkuvõttes, kus teise koha sai ikkagi lõpuks Marko Männi. Mõlemal korral lõpetas 9. Kristel Raba. See jääraja sõit endast üldse kujutab? Kiirus, adrenaliin, mõnus. See kõige meelsam oli seda jäärada või? Ei krossi ka, aga kuna mul oli vigastus, siis ma ei saanud sõita ja nüüd pole nii kaua sõitnud seda jäärada ja esimest korda see aasta. Hobiklassi arvestus oli võitja Tanel Turro, Ando Veebeli ees ja 10. koha sai Kristiina Raba. Noored 85 ja 60 kuubikulistel olid rajal ühises stardis ja ajasõidu järgi oodati vendade Tamur ja Hendrik Talviku duelli, sest parimal ringil olid nad praktiliselt võrdsed. Väga ägeda võidusõidu tulemusena jäi 5 ringi jooksul poiste vaheks lõpuks vaid 0,2 sekundit, seda Tamuri kasuks. Veel aasta tagasi sõitis ta 65. klassis, kus seekord jagasid kõrgemad kohad Alexander Rebane ja Kairo Katkosil. ATVD klassis jagasid omavahel sõitude võidud Toomas Kirss ja Tamur Vanker. Etapivõidu sai Kirss, 3. koha punktid kogus Tanel Veerpalu. Soolotsiklite jäänaeltega stardi eel oli üllatuseks ajasõidu tulemuste vaatamine, kus favoriit Martin Leok oli alles 4. positsioonil. Kas ajasõidust natukene kavaldasid või? Või ütleme jah, et ajasõidust proovisime ühte uut rehvi, mis ei olnud nagu nii hea, kui oli see võistlusratas ikka, et see on nagu tõestas ära praegu. Ja ajasõidus ütleme ka, et see ütleme, Haapsalus korraldajad on päris head vaeva näinud, et päris pika raja, ilusa raja on sisse teinud ja kõik on just ära tähistatud ja et ütleme, trennis oligi niimoodi, et ei jäänud kõik meelde. Ajasõidu 2 kiiremat olid Fred Anton ja Timo Mõts, kellel see oli juba päeva teiseks stardiks. Nüüd kui piigid alla, mis nüüd saama hakkab? Eks vaatab. Siin on konkurent on juba hoopis teine. Siin Fred Anton ja Taavi Nassar ja Martin Leok. Kiirused olid selles klassis kõige suuremad. Juba ainuüksi start oli efektne. Klassi näitas loomulikult Martin Leok. Väga hästi sõitsid ka Timo Mõts ja nooruke Rain Koch. Suhteliselt tagasihoidlikult alustas Taavi Nassar. Kõrvalt vaadates tundus, et magasid stardi maha või ei, pigem mitte, et seal oli, ma sattusin lumisele soonele, et teised said ATV soones, aga ma proovisin, et äkki võtan täitsa sisekurvi, et proovin, et isegi kui ma momenti hästi ei saa, et ma saaks seest ikkagi paar kohta ära võtta, aga kahjuks ei õigustanud see start, et soon oli nii lumine seal, et. Ja siis pidid hakkama jumedalt vaeva nägema? Jah, esimesed
3-4 ringi ma küll olin päris raskustesse, et ei saanud üldse kuidagi sõidule pihta ja vaatasin, et tulebki vist see 5. koht ära võtta või et jääbki sinna, et ei suutnud nagu kellelegi survet ka avaldada seal eesotsas, aga kuskilt järsku võtsin ennast kokku ja leidsin head sooned ja siis hakkasin mehi vaikselt noppima. Martin Leoki sõit oli väliselt väga rahulik, tagapool oli rabelemist tunduvalt rohkem, ometi Martini edumaa aina kasvas. Sul oli nii palju aega, et sa lausa vaatasid tagasi üle lae? Ei, ma vaatasingi, et kaugel need on ja seal taga oli ka päris põnev, et Taavi hakkas seal tagantpoolt tulema mööduma, et siis ma vaatasingi, et kus kohas, mis möödusõidud on, mis kurvedest ta kiirem on seal teistest ja eks hoidsin silmad lahti. Taavi Nassar pingutas küll kõvasti, aga Mõts ja Koh kumbki vigu ei teinud ja nii oli tema jaoks probleeme päris palju. Siis äkki oli Rain Koh liidrite hulgast kadunud. Kas jõud lõppes otsa? Ei väsinud, aga sõitsin kurvist välja, sõitsin lumehange kinni ja said kõik need mööda ja jäin 5. aga enam ei saanud mööda. Ja muidugi esimest korda piigiga sõidan ka, aga eks järgmine kord tuleb paremini. Lõpuks andsid mõlemad sõidud sarnase lõpptulemuse. Esimene Leok, teine Nassar, 3. Mõts ja sama 5 sekundi sees oli finišis veel ka Fred Anton. Start ära võita ja siis väikse vahe sisse teha ja siis hoida. Siis on nagu väga kindlam, et endal lihtsam sõita. Aga kui start väga hea ei ole, siis hakkad tagant tulema ja siis eks siis saab muidugi siis saab rohkem sooja, ütleme niimoodi talvel, aga ei ole hullu midagi, et siin kõik šansid on, kõik võita ja kõik on võimalik. Quadracerite klassi ajasõidus oli üllatavalt suur olnud Urmas Liiva ülekaal, mees ise oli stardi eel väga enesekindel. 1,7 sekundit ühe ringi peale, mis see tähendab? See tähendab seda, et mul sikkel veel korralikult ei käinud, ma arvan, see vahe oleks veel suurem. Mul lõpus nagu pill ei käinud, pauku sättis vahel, vaata hommikul oli külm ja sellepärast, ma arvan, see vahe oleks veel suurem. Praegu on nüüd temperatuur juba teie jaoks päris mõnusas läinud. Praegu peaks olema okei, tundub, et pill nagu praegu käib parem. Kuidas see rada nagu 4-radadest jaoks on? Parem, kui oli siin 2 aastat tagasi, oli siin Haapsalus jäärada, siis oli liiga palju nikerdamist, nüüd on kiire, vaata nüüd saab täiega panna. Esimeses sõidus tegi väga hea stardi Kalev Must ja vaatamata sellele, et tema järel 2. koha saanud Ivar Vaaderpass tegi kiirema ringi, sai kindla võidu ikkagi lõpuks Kalev Must. 3. oli finišis Kaido Liiva, kellele vaid poole sekundiga kaotas Raul Kirt. Just tema tegi teises sõidus parima ringiaja, pidi aga siiski leppima 3. kohaga. Teise sõidu võitis 2,5 sekundise edumaga Ivar Vaaderpass, edestades Kalev Musta. Sealjuures 6 sekundi sees oli finišis koguni 4 meest. Võrdselt 47 punkti kogusid Vaaderpass ja Must, 38 punkti kogusid Kirt ja Liiva. Selliselt arenesid sündmused Haapsalus Holmilahe jääl jäärajasõidus, motokrossi talv aga jätkub. Tänaseks kõik, aitäh vaatamast, mootorite maailmas kohtume taas järgmisel pühapäeval. Seniks kõike head! Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed.